Mina olen Laurus Mideberga, ma olen lätlane, kes on kolinud Eestis 17 aastat tagasi, sellepärast, et ma kohtusin ühe setu mehega. Tere, ma olen Katri Mürkai, ma olen 16-aastane ja minu ema on lätlane, isa seto ja ise olen mõlemad ja ka liivlane. Tere, ma olen Anneliina, ma olen elanud terve oma elu Eestis, mu isa on Setomaalt ja ema lätlane, nii et ma olen mõlemas natukene. Eesti minu arvamuses on võimaluse maa. Ta on väga vaba ja ta pakub väga palju võimalusi ja mul ka. Mis mul Eesti puhul üllatab, on see ikka, kuidas eestlased ikka oskavad. Ja kuidas eestlased oskavad kasutada situatsiooni niipidi, et oma riigil ja oma rahvale oleks parem. Meil lätlastel on väga tähtis jaanipäev ja meil jaanipäeva puhul on üles kirjutatud rohkem kui 1000 ainult meloodiat ja veel igaüks nendest tuleb mitu tekstivariantidega. Ma arvan, et Eesti noored peaksid olema huvitatud Eesti kultuurist rohkem, sest et minu kogemus, kui ma lähen Lätti ja räägin mõne noorega, siis ta juba teab mitu rahva tantsu, mitu rahva laulu, paar sellist tarka sõna. Esimene asi, kui ma saanud aru, et olen pisut aega Eestis elanud, oli, kui me tulime Lätis Liivimaal seal sõbrade maja sisse ja see maja perenaine ütles, teie vist olete Eestist tulnud, teie võtsite jalanood ära. Nagu te teate, et Lätis väga palju räägitakse sellest, kuidas eestlased on väga aeglaselt. Ja mõnes mõttes see on tõsi, aga mul võttis aega, et aru saada, miks see nii on. Sellepärast, et eestlane võtab aega, et otsustada. Lätlane on palju rohkem impulsiivne, ta kohe hakkab tegutsema ja mõnikord sellepärast läheb natukene vales suunas. Ma just tahtsingi öelda, et eestlane pigem siis elab elu nagu siis oma peaga, oma mõttega, aga lätlane pigem läheb südamega. Ma arvan, et Läti näoga Eestis saab juurde natukene rohkem värvi, veel juurde selline julgus olla uhke oma ajaloo peale ja kasutada seda võimu, mis me saame oma eesvanematest. Selline on Läti näoga Eesti. Meie kõigi kultuur on Eesti kultuur.